Tallinna kesklinna Eesti Panga muuseumi ees oli täna sadu inimesi. Eesti Pank paiskas müügile ainult 1 miljon Sipsiku 2 eurost münti. Tundub isegi defitsiitsem kui 10 aastat tagasi oli Paul Kerese münt. Aga te olete targasti teinud ja võtnud ristsõna kaasa? Ei, no mul alati kotis, muidu mis ma siin 2 tundi seisan. Palju olete ristsõnu jõudnud ära lahendada? See on mul vihik saab täis juba. Ei, esimene leht on täna. See on nüüd selle tunnine töö. Kaua te siin oodanud olete? Mul juba kirjas alustasin 12.35. 12.35? Miks te siin ootate? Hommikul internetis ebaõnnestus osta. Tõepoolest, münti sai osta ka Omniva kodulehelt. Kuna huvilisi oli niivõrd palju, siis veebileht ei pidanud koormusele vastu ning jooksis kokku. Nii jäi paljudel ost netis tegemata ja pidid tulema münti muuseumi poest lunastama. Inimesed on oodanud siin tundide viisi, et saada endale münti või Sipsiku kaarti. Kaua teie siin oodanud olete? Ma ei vaadanud üldse kella, palju kell oli siis, kui ma tulin, aga ma arvan, et aeg on päris kiiresti läinud. Kas te ostate ka Sipsiku münti? Muidugi, sest mul on 5 lapselast. Maja eest voolas inimeseba tuppa ja sealt keertrepist üles kuni letini, kuhu turvamees ükshaaval inimesi suunas, et kõik soovijad saaksid osta ihaldatud mündi. Kaua teie oodanud olete? Ligi 1,5 tundi. 1,5 tundi. Mis tunne on lõpuks need mündid siin kätte saada? Hea. Mis ta ikka on? Hea tunne. Kas te olete pikaajaline fänn? Sipsiku oma ja lapsepõlvest saatik ikkagi, jah. Palju te ostsite? Nii palju, kui ei tohi ühte kätte anda. Sipsiku suure fännina ostan ka ise endale paar tropsi. Mündikaardi hind on 12.40 ja seda saab osta vaid paari kaupa, et need väga kiiresti otsa ei saaks. Aga mina lähen ostangi endale 2 tropsi, mis on siis 50 eurot 1 trops, mille sees on 25 tükki. Nii. Wow, see on ahju soe pakikene. Siin sees on kohe mündid, vaatame sisse ka, lähme siit natuke eemale. Nii, vaatame, võtame siit kotisest välja, panen oma tšekikese siia koti sisse tagasi. Nii, vaatame. Siin on meil päris ehtne Sipsikuga münt. Eesti Pangas sularaha eest vastutav Rait Roosva sõnul oli aimatav, et inimesed soovivad Sipsiku münte osta, aga et tunglausa nii suur on, tuli neile endalegi üllatusena. Arvasime, et huvi on tavalisest suurem, aga et see huvi on nii massiivne, seda me ei osanud prognoosida. Kas on ka karta seda, et need mündid saavad otsa? Mündid nüüd otsa ei saa. Münte oleme me verminud 1 miljon tükki. See on ikka päris palju, päris suur kogus. Aga probleem võib meil tekkida siis teise tootega, mündikaartiga ja see saab tõenäoliselt üsna kiiresti otsa, aga oleme juba otsustanud, et me tellime teise täiendava partii lisaks. See tellimus on juba nii-öelda töös või käima pandud. Suve jooksul on oodata mündikaartide teist partiid. Erilisi münte tasub alati osta, sest praegu on 2-eurone Sipsiku münt väärt 2 eurot. Roosva arvab, et nii 10 kuni 15 aasta pärast võib korralik münt maksta mitu korda rohkem. Ja ta on tavaline käibes olnud münt, siis ta võib-olla väga palju rohkem ei maksa, aga kui teda on ilusti hoitud, ta läigib enam-vähem samamoodi nagu uus münt, siis on tema hind kindlasti kordades kõrgem kui tema nimiväärtus. Kaua te ootasite järjekorras? 2 tundi. 2 tundi? Ja palju münte te ostate? Ma tahan 3 tubusid ja 3 kaartit. 3. 2 sobib ka. Ja lähevad kõik lastelastele? Ja omale ka. Me oleme kasvanud sellega üles, meile meeldib lihtsalt, see on meie oma.